Suur tänu sissejuhatuse eest. Nagu öeldud, minu nimi on Maarja Öpik ja mul on väga suur rõõm rääkida teile seentest. Eriti suur rõõm on pärast selle eelneva sõnapilve vaatamist, et mida muld sinule või minule annab, ja need sõnad, mis sealt välja paistsid, väga suure enamuse taga neist tegelikkuses paistsid seente kõrvad. See, kuidas me saame mullast toitu või mulla kaudu mingisuguseid muid hüvesid, paljud nendest hüvedest sõltuvad seentest ja on võimalikud ainult tänu sellele, et need seened seal mullas on. Püüan teile sellest siis pisut rohkem rääkida. Kus me seeni üleüldse näeme? Mingis mõttes peaaegu igal pool, ja see joonis püüab kokku võtta seened nende erinevate rollidega. Te võite ise mõtelda, mida seened teie jaoks tähendavad. Kas seened on peamiselt midagi, mis on neutraalne, võib-olla midagi, mis on halb, mingid taime patogeenid, võib-olla inimese haigused, või midagi, mis on hoopistükkis hea, ehk siis kasvavad koos teiste organismidega, aitavad neil teistel organismidel tegutseda, toime tulla oma põhifunktsioonidega paremini toime tulla. Et põhimõtteliselt me võime siis mõtelda sellele, et meil on taimed, mis fotosünteesivad, saime väga hea sissejuhatuse selle kohta, kuidas päikeseenergia muundub siis orgaanilisteks aineteks. Taimed fotosünteesivad, nende üks põhitegevusi on saada siis mullast toitaineid ja vett, ja enamus taimi ei tee seda juurtega. Teevad seda juurte abil, aga seentega ja mükoriisa seentega, mis on nende juurtes või juurte ümber mikroskoopiliselt seal mullas ja teevad siis taime jaoks selle toitumise ära. Nii et need on ühed seened, need on need head seened või kasulikud seened, mis aitavad teistel organismidel toimetada. Siis taim kasvab, taim sureb, seened ka surevad. Mis saab sellest biomassist või toodetud orgaanilisest ainest? Seda lagundavad teised seened, lagundavad muidugi ka muud organismid nagu bakterid, mulla, väiksemad loomad, aga väga suur osa sellest orgaanika siis lagundamisest, muutmisest väiksemateks ühikusteks, olgu need aminohapped või lämmastiku, fosfori ja nii edasi ühendid, mida teised organismid saavad kasutada, toimub siis orgaanikat lagundavate seente abil. Kas või võivad välja näha selliste pisikeste toredate vihmavarjukestena maha langenud taimeosadel. Väga palju seeni on siis need, kes mingis mõttes teevad kellelegi kurja, aga ikkagi nende seente enda seisukohalt hangivad toitu, aga sel moel, et siis kahjustavad teisi organisme, näiteks inimest või liblikaröövikut või siis ka taime, need on siis patogeenid. Nii et selline suur kolmene komplekt seente eluviise ja me näeme, et palju seeni on mullas, palju seeni on maismaal teiste organismide juures ja nad teevad ökosüsteemide mõttes olulisi tegevusi. Ma vahetevahel tahaksin öelda lihtsustamise mõttes, et me hingame seeni, me sööme seeni, me kanname seeni riietena seljas ja me elame seentes. Et kui ma selle natukene lahti seletan, siis me hingame hapnikku, mis on seente abil siis taimede toodetud. Me sööme seeni, sest väga paljud toidutaimed, suur enamus toidutaimesid on mükoriissed taas kord, nii et toitu me saame toota sellepärast, et taimedel on mükoriissetest seentest sõbrad. Me kanname seeni, selles samas sõnapilves olid sõnad nagu puuvill, lina, jällegi olulised kiutaimed on meil mükoriised taimed, mis ilma nende mükoriisa seentest kaasast, et ta tegelikult ei kasva hästi. Me oleme siin majas, kus on palju puitu, see puit taas on mükoriissete puude tagajärg, nii et
andke mulle andeks, aga seened on meie jaoks igal pool. Valdavalt tahan rääkida mükoriisa seentest ja kui me ütleme mükoriisa, mis see on, mis ma mõtlen selle all? Mükoriisa ehk seenjuur on taimede ja seente kooselu, ehk siis kahe organismi ühine, pidev, järjepidev koos toimetamine. Ja neid mükoriisa tüüpe on mitu, ma lihtsalt selguse mõttes mainin paari olulisemat, sellepärast, et nad ei toimi päris ühtmoodi. Võib-olla kõige levinum mükoriisa tüüp, mida teatakse, on ektomükoriisa ja siin on üks paplite ja haabadega koos kasvav ektomükoriisa seen, temast ulatuvad välja mulda tema seeneniidid, mütseel, ja kui me taime või puu juurt vaataksime, siis me näeksime selle puu juurte otsas selliseid võib-olla Y-kujulisi paksendeid. Nii et seda ektomükoriisat me siis näeme puu juurte peal. Meie käppalistel kõigil on neid väga oluliselt aitavad orhidoidsed mükoriisa seened ja neid me palja silmaga ei näe, peame mikroskopeerima. Meie kanarbikulistel taimedel on veel kolmandat sorti mükoriisa tüüp, jällegi mikroskoopiliselt näeb asi teistmoodi välja, see on erikoidne mükoriisa. Aga kõige levinum taimedel ja kõige levinum võib-olla sümbioosi isegi kooselu maismaal on arbuskulaarne mükoriisa. Ja see on jällegi mikroskoopiline, et me selle nägemiseks peame juurte sisse vaatama mikroskoobiga. Nad küll teevad väikesi eoseid, need ümmargused pallid siin teevad neid mulla sees, aga maa peale siis viljakehi kui selliseid me ei näe, midagi sellist suurt korjatavat, silmaga nähtavat need seened ei tee. Neil on arbuskulid, see annab nendele seentele nime, arbuskul, see on nüüd siis üks taimerakk siin, mille sees on seene, selline põõsa sealt harunenud organ. Väga põnev, väga oluline organ ja sealt kaudu siis toimub seene ja taime vaheline ainete vahetus. Ütlesin, et seened on peaaegu kõikjal, seened on väga olulised meie jaoks, miks või kuidas nad selle saavutavad, et see joonis siin püüab kokku võtta arbuskulaarmükoriisete seente rollid taimedele ja natuke laiemalt ka. Läbi taimede hormonaalsüsteemi ainevahetuse mõjutamise nad tegelikkuses mõjutavad siis taimede toitainete imamist mullast. Mõnedel juhtudel on see kuni 100% mineraaltoitainetest, näiteks fosforist, siis saab taim läbi nende mükoriisa seente. Aga nad mõjutavad ka taimede suhteid teiste organismidega. Mükoriisne taim saab paremini hakkama patogeenide survega, need võivad olla loomad, kes neid söövad, teised seened, kes neid haigustekitajatena asustavad, saavad ka paremini hakkama sellega, kui eluta keskkond on mingis mõttes ekstreemne, kas meil on vihma liiga palju, vihma liiga vähe, mingisugune muu selline abiootilise keskkonna komponent on taimedele ebasobiv, ehk siis lihtsustatult parandavad taime, ütleme siis, immuunvastust. Ka on neil seentel suur roll mullastruktuuri loomisel, hea mulla, terve mulla hoidmisel, sealhulgas siis toitainete hoidmisel mullas, et need sealt raisku ei lähe, ära ei kao. See joonis võtab kokku küll vihmausside, aga siis mingis mõttes ikkagi mulla elustiku ühe komponendi nii-öelda panused või hüved inimesele ja ma võiks selle vihmausside asemele siia panna ka seened, et meil on hulk selliseid teenuseid, elurikkus või mingite ainete lagundamine, patogeenide ohtruse regulatsioon, mille osas siis mulla elustik aitab oluliselt kaasa ja
eks siin ole ka neid nii-öelda negatiivseid hüvesid, mükorrhizaseente puhul ma ütleks, et üldiselt mitte, aga patogeensete seente puhul selgelt, et mitte kõik looduses siis ei ole inimese arvates hea või siis ka näiteks monokultuurse toidukultuuri jaoks kasulik. Kuidas looduses need seosed erinevate mullaorganismide ja võib-olla teiste suuremate organismide vahel välja näevad, toon siin ühe näite. Meelis Pärteli eestvedamisel paar aastat tagasi Eesti metsades viisime läbi sellise töö, kus me vaatasime siis metsa alustaimestikku, siis metsamulla seente, metsapuidu ja veel mõnede asjade seoseid, näiteks samblikud ja samblad. Vaatasime väga erinevat tüüpi metsasid, siin on sellised kuivemad ja alustaimestiku vaesemad palumetsad ja siis oli meil ka selliseid väheke metsikumaid metsasid. Ja mis siit välja tuleb, üks selline lihtne tulemus on see, et puidumaht oli selges seoses mulla elurikkusega ja üldiselt selle metsa elurikkusega, ehk teisisõnu me saame rohkem puitu metsast, mis on elurikkam. Ja kui me tahame vaadata, see on nüüd keeruline joonis, aga siin on erinevad elurikkuse komponendid, näiteks ektomükorrhizaseened või arbuskulaarmükorrhizased seened või siis puittaimed ja nii edasi. Kõik need on omavahel seotud, sealhulgas siis mullatingimustega ja sellesama puidumahuga, ehk tegelikus looduskeskkonnas on mulla elustiku eri komponendid ja ka taimede kasv üksteisega tihedalt seotud. Mina olen tegelenud peamiselt arbuskulaarmükorrhizasete seentega või kõige rohkem, ütleme nii. Teine sõna nende seente kohta on grohmseened. Räägin natuke, kuidas siis Eestis ja maailmas grohmseente elurikkus on levinud, kus me neid leiame, miks ja mis seda mõjutab. Ja pisut ka siis, kuidas me neid kasutame või kuidas nad inimese tegevustesse puutuvad ja ka inimese tegevuse tagajärgi võib-olla aitavad parandada. Siin on üks maailmakaart, mis kirjeldab grohmseente elurikkuse jaotumist, soojad värvid siis näitavad suuremat elurikkust ja külmad värvid väiksemat, et me näeme, et sellised troopilised piirkonnad on üldiselt nende seente elurikkuse sellised tulipunktid. Miks nii? Küsisime küsimusi paljude põhjuste kohta ja saime teada, et valdavalt on siin tegu teatud elupaikadega, ehk siis kui piirkonnas oli viimase jää ja maksimumi ajal olnud suuremas ulatuses rohumaid, just nimelt troopilisi rohumaid, siis grohmseente elurikkus seal praegu on suurem. Aga saime ka teada seda, et selle looduskeskkonna nii-öelda mõjutatus või metsikus või vastupidise terminina siis võib-olla inimmõjutatus mängib olulist rolli. Et me näeme rohkem seeneliike kohtades, mis on metsikumad, looduslähedased ja oluliselt vähem siis seal, mis on suurema inimmõju all. Et inimene mõjutab ka mulla seente elurikkust läbi selle, kuidas ta kasutab siis maad. Kui me tuleme Eestisse, taas need rohumaad või niidud on ühed grohmseente elurikkamad kasvukohad ja üllatuslikult ega põllud sealt kaugele maha ei jää. Seda joonist tuleb lugeda umbes nii, et mida rohkem vaatlusi me teeme, kas me saame ka rohkem seeneliike. Ja kõigis süsteemides jah, nii saame, aga niitudel kõige enam. Meie metsad valdavalt kipuvad olema ektomükorrhizased süsteemid ja seetõttu grohmseeni on seal siis mõnevõrra vähem, aga me õpime sellest teadmisest ka seda, et niidud ja teataval määral põllud on meil väga olulised grohmseente elupaigad või siis ka elurikkuse reservuaarid.
Kui me vaatame nende seente koosluste koosseisu ehk millised komplektid seeni meil kuskil on, siis erinevates elupaikades, nagu näiteks lubjarikkad rohumaad või õuemurud või puisniidud või siis erinevad metsad, lageraiealad, neis kõigis on erinevad komplektid seeni. Et krompseened esinevad küll kõigis neis kasvukohtades, aga mitte täpselt samad seened, mitte igal pool. Ja õuemuru on siis meil üks päris hea krompseente reservuaar. Need rohelised alad on meil kuskil siin, aga krompseente elurikkus siis õuemurus on hämmastavalt kõrge, nii et hoidke oma metsikut õuemuru, mitte seda monokultuurset külvatud õuemuru. Tuleme natuke inimesele lähemale, et kuidas on lood krompseentega põllumajandussüsteemides. Siin sissejuhatavates videotes te juba kuulsite tegelikult Tanel Vahteri häält ja Siim-Karel Sepp, samuti mõlemad minu praeguseks lõpetanud doktorandid, suhteliselt värsked doktorid, on nende tööde taga palju. Tutvustan ühte üle-euroopalist projekti, mis on nüüd lõppenud, aga me vaatasime seal siis, kuidas põllumuldades künni intensiivsus ehk siis muldade majandamise intensiivsus mõjutab mulla elustikku ja meie töörühm keskendus krompseentele. Vaatasime kõigis neis riikides põldudel, mis olid suhteliselt sarnaselt majandatud, siis neid elustikurühmi ja konkreetselt krompseente elustikus meil oli üle Euroopa 5 üsnagi sama seent, mida me ikka ja jälle nägime küllaltki sageli ja paljusid neist, eks ole, 80% proovides, kuigi mitte alati väga ohtralt ja see on päris huvitav. Üks asi, mida ma siin välja tooksin, on see, et nendest 5 kõige sagedasemast seenest 3 on sellised, millele me oskame nime panna, me sekveneerisime neid seeni mullast, ma ei ole neid näinud, ma olen neid sekveneerinud. Et nende DNA järjestuste alusel 3 neile me saame panna nime, aga 2, ja need on väga levinud seened, saame panna numbri ja nende numbrite järgi me teame, et nad on levinud seened, aga nii-öelda tavalise liigina me ei tea, kuidas nad välja näevad, aga me teame, kus nad levivad, sest et andmebaasid on kogunud nende kohta infot ja levinud nad on. Üllatuslik tulemus oli selles projektis see, et üle kõigi riikide me ei leidnud, et see kündmise vähendamine, mis peaks lõhkuma seenemütseeli mullas, see ei vähendanud nende seente elurikkust. Aga kui me vaatame nende seente komplekte jälle, koosluste koosseisu, siis igas riigis on teataval määral erinev komplekt. Nii et riikide mõju või piirkondade mõju on väga suur. Meil ei kasva samad seened igal pool. Kui me vaatame riikide piires, siis osa riike reageerisid väga erinevalt. Et siin näiteks Prantsusmaa näide sealsete tavakünniga ja vähendatud künniga põldude ja krompseente liigirikkus oli erinev. Vähendatud künd, mis justkui peaks olema neile seentele parem, vähendas veel kord nende seente elurikkust. Samas Rootsi oli täiesti vastupidine. Rootsis tegelikkuses oli nende seente elurikkuse baastase ka kõrgem, et siin võibki küsida, et kuidas on selle süsteemi baastase, kui meil on võimalik vähendada mingit häiringut, kas meil on kuskilt võtta liike, mis siis selle häiringu vähendamisel saavad tagasi tulla. Kui me tuleme Eestisse, siin on taas Tanel Vahteri eestvedamisel tehtud uuring. Tuleme Eestisse ja vaatame Eesti põllumajandusmaadel seente elurikkust ja mis seda mõjutab. Küllalt suurmahukas proovivõtu kampaania on toimunud tihedas koostöös nende maaomanikega.
Siis siin me vaatasime kõiki seeni, krohmseeni, patogeenseid seeni ja siin kõige alumisel real on siis need lagundajad ehk saprotroofsed seened. Ja ühe näitena nendest mõjufaktoritest, mida siin töös uuriti, on siis taimekaitsevahendite kasutamise sagedus. Ja näeme üldiselt seda, et mida rohkem taimekaitsevahendeid me kasutame, seda vähem seeni, seente elurikkust meil mullas on. Ehk siis tegelikkuses me sellise majandamisviisiga vähendame seda meie toidutootmist toetavat seente elurikkust mullas. Taimekaitsevahendid võiks patogeene ohjes hoida, patogeenide elurikkust see ei vähendanud. Siis ütlesin, et me sööme seeni. Väga paljud meie toidutaimed on mükoriissed. 2 näidet, üks nisust, nisu kohta, teine kartuli kohta. Siin oli meil koos Jõgeval oleva Eestimaa Taimekaitse Instituudiga tehtud katse erinevate nisusortidega. Te ei peagi neid detaile siin otseselt nägema, aga me siis vaatasime 6 nisusorti ja kasvatasime neid muldadega, mis pärinesid mahedalt majandatud ja tavaliselt majandatud põldudelt ja vaatasime siis, kuidas need krohmseened seal juurtes elasid ja kuidas need nisusordid reageerisid põldudele. Ja saime teada, et mõnevõrra erinevalt, kõige paremini või positiivsemalt reageeris krohmseentele üks Eestist pärit sort, mille nimi on pikker. Siin tekib küsimus, et kas siin on mingi piirkondlik nagu kuhastumus või erisus. Me küsisime ka seda, kas need nii-öelda uuemad sordid ja varem aretatud sordid reageerivad kuidagi mükoriisaseentele erinevalt ja üldiselt me nagu väga hästi seost ei näe, aga natukene taas jälle seesama pikker tuleb siin mängu. Miks see vahe? Varasem sordiaretus ei keskendunud nii palju kõrge toitainete tingimusega nii-öelda aretuskeskkonnale ja uued sordid vastupidi küll. Ja see on leitud mõnevõrra siis vähendab sortide suutlikkust kasutada ära seda mullas olevat sõbralike seente rolli või funktsiooni taimetoitumisel. Kui me vaatame kartuleid, siin on veel rohkem sorte kui 6. Taas hiljuti doktorikraadi kaitsnud Kaire Loidi tööst. Ja siin on nüüd siis kartulisordid järjestatud vastavalt sellele, kui palju kõiki seeneliike või patogeenseid seeneliike siin keskmises reas või siis saprotroofseid seeneliike nende juurtes on. See järjestus on erinev, te näete seda värvikoodist, ehk siis mingis mõttes me võime öelda, et kartulisordid seostuvad seente erinevate rühmadega siis erinevalt. Et meil ei ole kõik sordid, mis elavad ühtmoodi kõigi mullas kättesaadavate seentega, et me peame siis silmas, et need seened on olnud kõigile neile sortidele ühe võrra kättesaadavad, aga nad ei seostu, kartulisordid siis ei seostu mullas olevate seentega ühel moel, nad teevad oma valiku. Ja see valik võib osutuda oluliseks, kui me hakkame varem mainitud olukordades näiteks kaevandamise järgselt taimkatet taastama. Et taas üks Tanel Vahteri ettevõtmisel tehtud tegevus, väga ulatuslik välikatse Eesti amendatud karjääridel, kus me kontrollisime seda, et kui me lisame mükoriisaseeni ja neile vajalikke taimi ehk taimeseemneid, kas me saavutame parema taimkatte taastumise kui siis, kui me seda ei lisaks. Et see siin on Narva karjäär, siin on püütud taimkatet taastada kaskede istutamise teel, need kased on siin olnud küllalt kaua ja nad ei saa väga hästi hakkama, äärmiselt karm keskkond on. Ja meie siis tegime katseruudud, kuhu lisasime seeni, seemneid, mõlemaid või mitte midagi, tegelikult kõigile lisasime põhku, et need seened ja seemned minema ei lendaks. Ja vaatasime aasta hiljem ja 2 aastat hiljem seeni,
ja taimeliike, mis nende liigirikkuste ja ohtrustega muutus või juhtus, ja sisuliselt siis olulisim tulemus on see, et nii taimeliikide kui krohmseente elurikkus suurenes 2 korda, taimedel ka. Visuaalselt kõige ilmsem pilt, mida ma numbriliselt ei näidanud, on see, et see taimkate tõesti taastus massiivselt siis, kui me lisasime nii seeni kui seemneid, järelikult nii seeni kui seemneid oli seal süsteemis puudu. Ja vaadake nüüd nende katseruutude ümber. Seal samas ümber, kuhu me ei olnud midagi lisanud, on see sama jätkuv kuumaastik, mis seal oli eelnevad 20 aastat. Ehk siis väikese sellise looduse tagasitoomisega süsteemi on meil teinekord võimalik päris hea muutus luua. Ja see muutus saab tulla loodusest, samad mustrid on meil looduses olemas, näiteks puisniitudel on samasugused erinevad seosed siis metsa või puidualadel ja avatud aladel. See on laelatu puisniit, kus me uurisime seenimullas, taimimullas, mulla loomarühmasid ja vaatasime, kuidas nad üksteisega seonduvad ja väike abstraktne joonis, aga tegelikult punktid näitavad seenekoosluseid ja taimekoosluseid ja sinised on siis metsaalad ehk siis puisalad. Sealsed taime- ja seenekooslused on üksteisele sarnasemad kui siis paar meetrit eemal avatud niidualad. Ehk siis taas seened ja taimed reguleerivad üksteist väga tugevasti, iseäranis mükoriisaseened, krohmseened ja ektomükoriisaseened, nad nii-öelda dirigeerivad seda mulla elustiku koosseisu sellistes süsteemides. Ma lõpetan sõnumiga, et pange näpud mulda, mullas on peale seente ka asju, näiteks bakterid, mis teie enese immuunsüsteemi parandavad ja võite nüüd järele mõelda, kas te olete minuga nõus, et me hingame seeni, sööme seeni, kanname seeni ja elame seente sees. Aitäh! Nii, hästi. Vaatame küsimuste osaga Maarjale, siin meil juba tuleb ka järgmine ettekanne õige pea, aga hea meelega teeme siis selle nupu lahti. Üks julge on kirjutanud ja ühe pöidla on ka siia lisanud, võib-olla keegi teine lisas. Inimesed kaebavad rohke sambla üle õuemurus. Mida ütleb see seenekoosluse kohta mullas? Kas see on vaesumas, mitmekesine või ei tähenda see üht ega teist? Sambla kogus õuemurus pigemini viitab sellele, palju valgust on ja võib-olla ka seda, kui niiske ja milline on mulla happelisus, et lase sammal seal olla. Et las meil olla mitmekesist taimkatet, seeneelustikku ja mitmekesiseid kasvukohti. Et tegelikkuses klassikaliselt me oleme tahtnud, et kõik oleks selline võib-olla hästi glanitud aiamoodi, kõik on puhas ja korras ja sinna, kuhu me oleme pannud kõrred ja ristikheina, seal on alati kõrred ja ristikhein, aga samblaed on ka väga ilus, nii et ma ei roniks seda sammalt sealt ära võtma, et seentel on seal ümber ja all hea olla. Selge, nii et sambla tõrje ei ole alati vajalik iseasi, jah, kui katustelt teda ikka aeg-ajalt maha pestakse, aga kuskil kiviaia peal on ülimalt sümpaatne ja vaata, et teeks pilti, kui võimalus on. Niimoodi, mis takistab mulla seente levimist, miks on see karjääri näitel ilma inimese abita nii aeglane? Ehk siis jah, siin vist on viide sellele, et kui sinna neid taimeseemneid koos nende arbuskulaarsete mükoriisaseentega külvata, siis asi läheb nagu kiiremini seal käima, aga muidu on see jah, siis nõnda aeglane. Siin tuleks võib-olla rääkida kahest asjast tõesti, et väga hea küsimus on, et kuidas need seened kuhugi jõuavad, et seente levimine, ja teine on see, et kui nad jõuavad sinna, siis kas nad kasvama ka suudavad hakata.
ja ma vihjasin enne ka, et näiteks Prantsusmaa põllusüsteemides võib olla, et neid seeni ümbritsevas maastikus ja keskkonnas ongi nii vähe, et isegi kui me keskkonda parandame, siis ei ole sealt kedagi juurde tulemas, kes suudaks vähem häiritud maastikus kasvama hakata. Kuidas krompseened levivad? Krompseened on mulla sees ja nad levivad kõigega, mis levitab mulda. Et laias laastus on siin 3 levitajat, üks neist on loomad, sealhulgas inimene, teine on vesi ja 3. on õhk. Et kui me kevadel näeme näiteks, kuidas tolmutorm on põldudel, seesama tolm levitab krompseeni, vesi, pinnaveena, vihmaveena, jõeveena, mereveena kannab krompseeni ümber nii kohalikus kui globaalses mastaabis. Ja inimene ja loomad näiteks, linnud on väga tublid levitajad, et nad toimetavad mullas ja söövad ühte teist ja läbi oma seedesüsteemi lendavad kuhugi, kannavad edasi oma ekskrementidega krompseeni, niimoodi näiteks jõuavad krompseened saartele, uutele saartele. Inimene oma jalgadega, põllumajandusmasinatega kindlasti kannab edasi. Aga tulles selle sama karjääri küsimuse juurde, et miks siis oli vaja neid seeni ja seemneid sinna lisada, miks nad ise ei jõua? Natuke kindlasti jõuavad, aga siin on küsimus kogustes, kas see on piisav, ja teine on see, et see karjäärisüsteem on väga kuiv, väga ilmselt fluktueeruva temperatuuriga, seal võib olla pH ka paigast ära, et me peame lihtsalt kaasa aitama ja mingid sellised elurikkuse saared tekitama, kust saab see taimkate ja seenkate levima hakata. Et 2 komponenti selles süsteemis. Hästi, täname. Ja võib-olla lõpetuseks ka see korra mõttena üle käia, et kuidas siis inimene ja üldse võib-olla laiemalt inimtegevus võiks olla planeeritud, või et kuidas siis mitte liiga teha nendele nii üliolulistele seentele, kes seal mullas nii taimi toetavad kui ka ise ülimalt olulised on? Ma tahaksin üle rõhutada ikkagi selle elupaigalise mitmekesisuse. Et seesama, et kas ma pean sambla välja kraapima, vastupidi ei pea, et las meil olla samblaseid kohti ja rohuseid kohti ja metsaseid kohti, et ka praeguses põllumajandussüsteemis räägitakse väga palju maastikuelementidest. Et üks tulemusi, mida ma siin Taneli tööst välja ei toonud, oli see, et nende samade põllumuldade elurikkust, krompseenite elurikkust seletab osaliselt maastikuline mitmekesisus põldude ümber, ehk hoidkem maastikulist mitmekesisust ja kui meil on see süsteem, et me oleme tõesti, kaevandanud mastaapselt, taas loome siis seda mitmekesisust sinna, et lühidalt maastikuline ja majandamisviiside mitmekesisus võiks aidata meil oluliste seenterühmade elurikkust säilitada ja nende funktsioone. Sest me peame meeles pidama ka seda, et meil on palju funktsioone nende samade erinevate seene funktsionaalsete rühmade juures, eks ole, lagundajad, sümbiootilised kooselulised seened ja patogeenid. Tegelikult on meil neid kõiki vaja, me ei tohiks ühtegi nendest maha võtta, et seetõttu tuleb hoida nii metsi kui niite, põlluservasid ja nii edasi, parke, õuemuru. Täname väga, teeme Maarja Öpikule veel ühe suure aplausi. Aitäh!